Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile täna sellist keskkonda, nagu seda on Wall Machine. Wall Machine on siis Facebooki-laadne keskkond, kuhu on võimalik siis kujuteldavatele või siis ka kunagi elanud või praegu elavatele inimestele luua nõndanimetatud liba Facebooki sein. Ja selleks, et seal siis toimetama hakata, tuleb minna aadressile wallmachine.com ja see keskkond on juba ise seotud Facebookiga, nii et kui ma tahan seal toimetada, siis mul peaks olema Facebooki konto. Nii, klõpsan nupule siit Connect ja nüüd palutakse, et ma logiksin sisse oma Facebooki. Nii, logi sisse. Ja nüüd mind viidi juba siis minu seinale ja võeti lahti siis viimane sein, millega ma siis tegelesin. Ja kuidas see toimetamine siin siis käib? Et selleks, et siis midagi lisada, klõpsan ma siia alla, mul on siin võimalik erinevaid asju lisada, teksti, kellega sõber on, foto, suhet, laiki ja mingit sündmust. No nii, paneme näiteks teksti. Siis vaikimisi ta annab mulle siin juba asjad ette. Nii, siia ma võin siis kirjutada kes see on, kes ütleb. Nii, siis siia ma saan üles laadida pildi. Mul on siin osa pilte juba olemas, aga siin üks väike hoiatus, et kui te välja logite, järgmine kord sisse logite, siis ei pruugi need pildid teile enam siin olla, et siis oleks nagu hea arvutisse need pildid panna. Nii, valin selle ja no nüüd näiteks kirjutan, mis siis võis juhtuda. No näiteks ilmus romaan Tõde ja õigus 1. Nii. Ja siin ma saan ära vahetada ka näiteks selle, et millal siis ma võin panna, et aastaarvu 1926. Siis keegi laikib seda. Noh, näiteks ma panen, et tema abikaasa kätte laikib seda. Ja noh, näiteks nüüd siis tema kunagine õpetaja Jakob Tamm. Jakob Tamm siis ütleb näiteks ka midagi, et noh, et kohe lähen ostma või ostma midagi sellist. Siia saame ka jälle pildi panna. Nii, Jakob Tamm oli mul siin olemas. Ja nii ma saan siis siin järjest neid kommentaare lisada sellele. Siis edasi sõprus. Siin ma saan siis kirjutada, et kellega ta siis nüüd just sõbraks on saanud. Siis foto, et on võimalik siia siis üles laadida ka fotosid. Klõpsan siia. Saan siis uploadida või näiteks kui ma otsin siis Google'ist, no vaatame, kas tuleb midagi Tõde ja õiguse kohta, äkki mõni raamatu kaas. Tõde ja õigus. Nii tuligi. Nii, noh, nüüd peaks muidugi välja uurima, et milline see kõige vanem siis on. Nii, ja siis ma saan selle ilusti siit lohistada paraja suurusega. Nii. Ja klõpsan nupule crop. Save. Ja pandi mul üles siis ka pilt, millele ma saan teksti panna. Siis saan panna, et kellega ta on suhtes, noh näiteks, et siis Tammsaare on suhtes Kätiga. Saab laike panna ja event'e panna. Et no, et tegelikult see toimetamine on siin väga lihtne, et lihtsalt teen kusagil topeltklõpsu ja kohe saan neid asju muuta. Aga välja näeb ta siis nagu päris Facebook. Ja kui ma nüüd valmis selle asja saan, siis ma klõpsan siia nupule save. Küsitakse, et mis ma ta nimeks panen ja et kas ta on siis public või on private, kas on siis avalik või privaatne. Nii, ja klõpsan save. Ja saan seda näiteks jagada, mulle antakse siin kohe link, saadan kellelegi lingi. Ja tegelikult minu seinad asuvad nüüd siin üleval, et kui ma lähen sinna, kus on siis see minu profiili pilt ja võtan profiil, siis siin on selline koht nagu walls ja vot siit ma saan siis oma seinte juurde toimetama minna. Ja teine oluline asi on siin settings, kus ma saan ära määrata, et kas näiteks kui ma mõne seina valmis saan, kas see läheb ka kohe Facebooki ja nii edasi. Mina võtsin siit kõik linnukesed ära. Nii. Ja selleks, et uut seina teha, selleks on siis siin all
nii, nüüd ma vaatan seda seina, aga lähme kohe, võtame, kui ma võtan selle toimetamise nupu siit. Nii, siis siin all on ka olemas selline koht nagu new. Ja kui klõpsan new peale, siis mulle vaikimisi midagi pannakse siia ette ja nüüd ma saan siin siis toimetama hakata.